Esimesena astuvad täna meie ette armastatud Eesti president Kersti Kaljulaid ning meie oma televisioonitäht Kristo Elias. Teemasid, mida käsitletakse, on palju, alustades ressursikriisi leevendamisest, lõpetades arutelust, mida peaks tegema, et tulevikus saaks kõigil siin maailmas parem elada. Ma palun lavale Kristo Elias ja Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Ja olemegi laivis. Jälle suur tänu proua president siia konverentsile tulemast. Räägime siis ringmajandusest ja alustame natukene laiemalt ja taustast, teie taustast, kuna siin on väga palju kuulajate hulgas õpilasi ja tudengeid, siis on põnev kuulda, milline on teie taust hariduse valdkonnas. Ma tean, et te olete tegelikult õppinud alguses loodusvaldkonda, jah? Jaa, tegelikult on mul 2 täpselt võrdset kraadi, sest minu loodusteaduste diplom jääb aega, mis on magistrikraadiga võrdsustatud, nii et mul on nii loodusteadustes kui majanduses siis ärimagister. Mis see looduse valdkond või see eriala täpselt oli siis? Peaks olema vist esimene aasta, kui diplomi peale üldse kirjutati mõnedele inimestele geneetika. Nii et mina juba ülikooli ajal lõikasin ja kleepisin. Miks te läksite üldse loodust õppima alguses? Sellepärast, et nõukogude süsteem on metsast kõige kaugemal, et mets ja labor tundus nagu turvaline valik. Väga hea, aga jälle siis majandusteaduskonda, miks te sinna läksite? Sest ühiskond läks huvitavamaks vahepeal. Ei, tegelikult ei olnud võimalik ära elada ülikoolis palgaga ja siis ma läksin erasektorisse tööle nagunii ja siis otsustasin, et väike lisa minu haridusele ei tee kindlasti liiga. Kas need nagu õppimise mõttes on natuke ka vastandlikud valdkonnad või? Ei ole. Vastupidi, ma arvan, et just praegu 21. sajandil on need ristteed on väga kasulikud, sest mul oli ka kurb, et ei tulnud rahadega välja, tuli minna ja töötada täitsa teises valdkonnas, aga kui me hakkasime Laari teise valitsuse ajal geenivaramu asja ajama, siis ma sain aru, et sellel sajandil on neid kokkupuutepunkte küll ja veel, et ma ei pea olema kurb, et ma saan teha erialast tööd tegelikult kasutades mõlemat omandatud oskust. No teie varasem ametikäik on olnud eelkõige seotud majandusega ikkagi, et palju on loodusest ikkagi... Ma ei tahaks nõus olla. Ma arvan, seda tuli kokku umbes 4-5 aastat geenivaramu nõukogu, 5 aastat Tartu Ülikooli nõukogu juhtimist, ennem oli seal ka kuratooriumis, nii et ma arvan, et mul on ka üle 10 aasta toimetamist kasutades oma teisi teadmisi. Aga ma arvan, et nii ei saagi jagada, et tänapäeval hea loodusteaduslik haridus ja arvutusoskus aitab sul orienteeruda kas või vaktsiinide virvarris, et abiks ikka. Aga palju nendest haridustest on presidendi ameti juures olnud kasu? Jah, kindlasti on, aga ma arvan, et taas kord, et igasugune lai silmaring tuleb selles töös veel eriti kasuks, nii et 2 võrdlemisi erinevat maailma hariduslikult on aidanud, ma arvan. Jah. See tähendab nõuanne ikkagi noortele õppida erinevad asju võib-olla, kui ei ole kohe leidnud? Üks kindlasti see, et õppige reaalteadusi, õppige reaalaineid, sest alati on reaalteaduste baasilt võimalik leida palju rohkem põnevaid edasiminekuid, et kui teha väga varakult see pööre, et jätta reaalainet kõrvale. Meie tänaste vaatajate hulgas neid küll vaevalt palju on, eks ole, aga siis hiljem ei pääse tagasi mingil põhjusel, et edasi pääseb alati. No läheme siit nüüd edasi selle ringmajanduse poole, et kui te õppisite majandusteaduskonnas, tudeerisite, kas siis räägiti juba ringmajandusest midagi? Seda sõna ei olnud, aga eks taaskasutusest ikka ja see mõtteviis oli täiesti juba olemas, et võimalikult palju tuleks materjale võtta taaskasutusse. Aga tõsi ta on ju, et ka täna me tegelikult teame, et 90% materjalivoost kasutatakse ainult üks kord, et alla 10% tegelikult üldse leiab oma tee ringmajandusse ja et tegelikult kui võtta näiteks tonn mobiiltelefone, siis sealt on kulda justkui rohkem saada kui tonnist maagist, aga tonnist maagist on ikka veel lihtsam võtta ja see tegelikult ei tohiks niimoodi olla. Et ei ole mitte midagi, mida me ei suudaks arvutada või mida meile teadus ei oleks öelnud selleks, et viia ringmajanduse arendamine uuele tasemele. Me lihtsalt ei ole seda ühiskonnana teinud, et ei ole mingitest teadmistest tegelikult ei ole puudu. Ma arvan, mitte kellelgi ei ole, ma arvan ka tavalisel inimesel ei ole teadmistest puudu tegelikult. Minu arust see ringmajanduse mõiste on kuskil pärit 70-ndatest või kuskilt, aga miks teie arvates on see teema nüüd aina rohkem tulnud päevakorrale ka reaalsesse ellu? Ei no mis me ju näeme?
et ega siis kas või see viiruskriis on tegelikult üks näide sellest, kuidas see planeet ei pea sellele homo sapiensi poolt põhjustatud koormusele vastu. Et kui me igaüks nagu jätkuvalt nädalaga loome enda kehakaalu jagu uusi materjale siia maailma, siis ei ole võimalik, eks ju. Et sellest saavad ju kõik väga hästi aru. Ja ütleme, et tegelikult on niimoodi, et arusaamisest sellisesse poliitilisse tavateadmisse, kus nagu eriti ei vaielda, ilmselt lähebki umbes 40-50 aastat ja loodetavasti siis 20 aastaga tekib ka nagu tõsine võimalus edasi liikuda, sest et tegelikult poliitiline eestvedamine on väga-väga oluline, eks ole, sest kujundada mingil moel valija tahet, aga määrab tegelikult ikkagi terve ühiskonna mõistmine ja valmisolek. Ja selles mõttes ma loodan, et kui sellest pandeemiast nagu otsida neid positiivseid külgi, siis tegelikult see ongi. Niimoodi hakkabki maailma lõpp tulema, juhul kui me ei võta ennast kokku ja rohkem ei ringmajanda ja ei lähe üle ka rohelisele energial. Et loomulikult termodünaamiliselt ei ole võimalik ikkagi ette kujutada, et me oleksime täiuslikult neutraalsed sellel planeedil, aga palju paremini kui täna me saaksime küll toimetada. Kas me oskame kuidagi mõelda, et see, kui me vaatame seda lineaarset majandusmudelit, tooda, tarbi, viska ära, et kas seal juba on esialgselt midagi tehtud valesti, millegagi jäetud arvestamata või? No see ongi tegelikult, ma arvan, et see, et primaarsektor, järjest uue maapõuevara ammutamine on soodsam kui juba ammutatu taaskasutamine. Et see on põhimõtteline viga, aga kõikide nende vigade parandamine eeldab globaalseid kokkuleppeid ja inimene ei ole väga tugev olnud globaalsete kokkulepete sõlmimises. Et siin me peame saama veel palju kõvemaks, kui me täna oleme olnud. No te olete öelnud, et jah, et üks on see, et maailmas on halvasti, ka Eestis, kes on muidu väga eesrindlik väga paljudes asjades, on tegelikult vähikäiku tegemas ringmajanduse arendamisega. Jaa, sest ütleme, nii ringmajandus kui ka jäätmemajandus tervikuna. Meil oli korraks üks hetk, seda ei saa nüüd ringmajanduseks öelda, aga parem ikka kui ladestamine, eks ole. Korraks, kui Iru jaamas see prügipoletamissüsteem sai valmis, siis meil tollel järgmisel aastal lademesse lihtsalt pandi alla 10% jäätmetest. Hiljem hakkas see jälle kasvama ja me teame, et Irul ei ole vahepeal olnud isegi Eestist piisavalt prügi võtta, sest prügilad suudavad konkureerida, et ka siin on nagu mõtlemise kohti. Ja teine asi on see, et me pikalt vaidleme selle üle, kas meil on nagu omavalitsuste kohustused ja õigused jäätmemajanduses tasakaalus või nad ei ole seal, et minu meelest tuleks teha niimoodi, et naks. Teil on 2 kuud aega. Öelge, mis peab siis olema teisiti, et see tasakaal oleks teistsugune. Kui seda ei juhtu, siis me läheme edasi samase mudeliga, mis meil täna juba on, sest meil on täna ka neid omavalitsusi, kes suudavad liigiti ja kodudest koguda jäätmed kokku. Järelikult ei ole see mudel nii kasutamiskõlbmatu midagi ja siis me läheme edasi 2 kuu pärast valitud mudeliga või olemasoleva mudeliga, aga me lõpetame selle vaidlemise nagu ära ja hakkame päriselt ka tegema, et see on see, mida on vaja. Te läksite ise siia jäätmemajanduse teemasse, et tõesti sellega on meil hetkel asjalood halvasti, ütleme välja arvatud pandipakendi teema, eks ju. See on selline eeskujulik mudel. Pandipakend on eeskujulik mudel ja me oleme suutnud ka maailmas tegemata oma tagahoovi korda tegelikult ka maailma esimene plastiku vähendamise kokkuleppe globaalne ÜRO tasandil, ÜRO Keskkonnaagentuuri tasandil on sõlmitud eestlaste ehk Siim Valmar Kiisleri nagu eestvedamisel, nii et me oleme tegelikult nihutanud maailmas ka justkui paradigmasid, aga oma tagahoov tuleks ka muidugi eelkõige korda teha. Et muidugi suur osa sellest plastikust jäätmetest, mis meil täna on, et poolele umbes sellest, mis on komposiitpakend, ei ole paremat lahendust kui siis ära põletada. Seda võib kutsuda taaskasutamiseks, taaskord parem kui ladestada, eks ole. Aga ringlusse võtta see nagu ei ole. Aga seda ei saagi ringlusse võtta. Et siin tegelikult suur paradigma muutus on ikkagi vaja teha ka selles, et millesse üldse asju pakitakse. Et see tuleks ka ära harmoniseerida. Taaskord, kuna kaubandus on globaalne, siis peab ka see kokkulepe olema globaalne. Või muidugi Euroopa Liit võib öelda, et ta aktsepteerib ainult standarditud pakendeid. Et ka seda võib teha ja siis läheb see meile kõigile jälle midagi maksma, aga ma ei suuda seda piisavalt ära kunagi rõhutada. Euroopa Liit on maailma suurim ja rikkaim majandus, mis siin kehtestatakse, muutub normiks ka mujal tegelikult. Lähme veel selle jäätmemajandusega edasi. See on niisugune hea näide, mille peal võib-olla seda ringmajanduse teemat ajada, et siin on väga palju erinevaid osapooli, et kui me alustame näiteks teadusest, siis teaduse vallas peaks ju olema need lahendused ja uued teadmised ja oskused juba välja töötatud, kuidas näiteks
jäätmemajandust paremini ringlema saada? Absoluutselt, ei ole mitte midagi, ei jää täna teadmiste, tehnoloogiliste võimekuste taha, et inimkond lihtsalt ei tea, et kuidas nagu see plast siis nüüd kokku korjata ja taaskasutada, et sellist häda meil ju ei ole. Ehk et siin ei saa küll kuidagi öelda, et teeme veel veidi teadust, et kui me võime öelda, et energeetikas, eks ole, roheenergeetikani jõudmiseks, selleks, et see vesinikumajandus nagu hakkaks meil paremini arenema, võib-olla veel võib öelda, kuigi ka ma seal juba nagu näen, et pudelikael ei ole kindlasti mitte tegemata teaduses, et pudelikael on ikkagi tegemata poliitilistes otsustes ja eestvedamises, et seal on nagu see pudelikaela teema. Teadus muidugi saab areneda, muuta järjest efektiivsemaks neid radu ja ahelaid, et ka taaskasutamine võiks ju olla olemuselt, ütleme, järjest vähem energiamahukas ja nii edasi, eks ole. Et siin kindlasti on teadusel nagu rolli, aga öelda, et tehke enne teadus ära, et enne me ei saa nagu ringmajandusega edasi minna, et see kindlasti täna nii ei ole. Nii, aga poliitikute puhul ka, et ma näen aina rohkem, üks on see, et me lepime suurtes otsustes kokku, eks ju, nii kliimakonverentsil kui ka Euroopa rohepöörde osas ja nii edasi. Ka Eesti poliitikud aina rohkem süvenevad teemasse, avaldavad arvamusartikleid, kuidagi see teema läheb neile korda. Ometi selliseid otsuseid veel ikkagi ei ole tehtud, näiteks jäätmemajanduse osas, et kuidagi nagu... Need otsused on meil ju tehtud, ütleme, et see otsused võiks mitte trahvi saada, et ma loodan, et see otsus kuskil ikkagi on, või kui me võtame selle, et Eesti peaks olema 2050 kliimaneutraalne, ka see otsus on, eks ole. Aga nüüd on nagu häda on selles, et ideaaljuhus on sul nagu see eeltöö, see strateegiline ja isegi nagu see esimese 10 aasta taktika on enam-vähem paigas, kui sa selle nagu rahvale välja ütled, eks ole. Et meie mure ja täiesti põhjendatult ka siin Ida-Virumaa inimeste mure näiteks on see, et te ütlete, et on neutraalsus. Aga mis siis on see kontseptsioon, millega te lähenete nüüd meie piirkonnale, et kuidas me väljume, mis on need muud variandid, kas mingisugune energeetikamajanduse, ütleme, uus arendus, mis on ka üsna suuremahuline, võiks siia meie õue peale tulla. See on äärmiselt oluline, see on muide veel ühest aspektist oluline. Need inimesed, kes täna töötavad Eesti põlevkivisektoris, on head spetsialistid, head insenerid ja inimesed, kes oskavad arvutada, ütleme siis nii. Ja tegelikult öelda neile, et näiteks hakkame siin Ida-Virumaal arendama vesinikumajandust või tuulemajandust, et see tegelikult oleks õige teha niipidi, et sul on nagu mingisugused plaanid enam-vähem nagu olemas ja siis sa lähed ja ütled, et mul on nüüd see eesmärk. Kui sa ütled välja eesmärgi ja jätad siis aastaks või 2 asjad nagu rippuma, siis inimestel tekib põhjendatud mure tegelikult ja see on väga halb, et me oleme seda juba tegelikult näinud oma enda energeetikas, sest ega see CO2 hindade tõus ei tulnud ju kellelegi üllatusena, eks ole. Aga mingil põhjusel me ei valmistunud selleks, et ta tuleb, et lihtsalt siin tuleb võtta ennast kokku, mõnikord ka poliitilist kapitali kaotades ilmselt ja edasi minna, aga samas mina arvan, et korralik selline strateegilise raamistiku olemasolu, selle väljanäitamine ja siis aja muutudes muidugi teda tuleb muuta ja kaasajastada ja kohandada kogu aeg. Selle kogu aeg olemasolu ikkagi pigem peaks turvama neid poliitilisi otsuseid, mida me tegelikult oleme julgenud teha. Ja järgmine nüüd osapool ehk siis ettevõtlus, et kui me läheme jälle siit jäätmemajanduse näitel, öeldakse tihti, et jah, et taaskasutusmäärad on täidetud, et mingisugune minimaalsed nõuded on täidetud ja meil on vaja kasumit teenida ja kui me midagi siin väga õudselt ümber muudame, siis kõik läheb hästi kalliks ja me ei saa enam kasumit. Ja kusjuures mina muide arvangi seda, et kui me tahame, et ettevõte peabki tootma kasumit. Ma olen see koolkond inimesi, kes ütleb, et ettevõtte ikkagi primaarne eesmärk on tema kasumi tootmine ja kui me tahame mõjutada teda olema keskkonnasõbralikum või inimsõbralikum, siis me teemegi seda läbi maksusüsteemi, läbi muude mehhanismide, mis on riigi käes. Et mis on see halb, kui me seda ütleme, et tehke ise, et olge ise nagu suuremeelsed. Siis on need, kes teevad ja need, kes ei tee. Ühtede osanikud saavad nagu palju tulu, teised võib-olla esialgu kaotavad, võib-olla nad hiljem võidavad nagu maines, eks ole, aga seda on keerulisem mõõta tegelikult, on ju. Nii et tegelikult ikkagi need tingimused peavad olema kehtestatud seadusandliku raamistikuga meie puhul siis Eestis ja Euroopa Liidus. Ja muidugi on siis seal taga veel ka globaalsed kokkulepped. No, samas on näha, et ettevõtted hakkavad selle peale juba siin mõtlema. Meil on selline esindusorganisatsioon tekkinud nagu Rohetiiger, kes siis koondab selliseid roheliselt mõtlevaid ja jätkusuutlikult mõtlevaid ettevõtteid. Samas
tihtipeale siin on oht ka nagu teiseks probleemiks ehk siis rohepesuks, et neid asju nagu näidatakse välja, tehakse nagu värvid roheliseks, aga päriselt neid asju ei tehta, et ei mõelda läbi päriselt oma ärimudelit, et see oleks ka nagu tuleviku mõttes roheline jätkusuutlik. No ka Rohetiigri nahas on meil ju tootjavastutusorganisatsioone ja me siin mõned nädalad tagasi nägime, kuidas nende asutuste juhid tegelikult ei suuda adekvaatselt kirjeldada omaenda tegevuse ei sisendeid ega väljundeid, mis jätab sellise mulje, et et tegelikult ongi nad võib-olla mingis mõttes millelegi siis hoopiski kattevari. Et minul jäi kahjuks selline mulje, palun väga vabandust, kui ma eksin. Ja tegelikult on tootjavastutusorganisatsioonidega Eestis kõik korras, aga ma arvan, et väga paljudele meist jäi mulje, et see niimoodi ei ole, nii et siin on jah kõvasti nagu tegelikult pingutada. Ja rohepesuriskid on loomulikult hästi olulised, et siin aitabki ainult see, et kõiki neid, kui sa üritad seda Euroopa rohelist mulli nagu tekitada, sa pead need augud kõik kinni toppima, et vaadates kas või energeetikas, et senikaua kuni ikkagi üle Vene piiri liigub läbi Soome, eks ju, teravaid tundide kaupa elektrienergiat, siis see, et me teda ise ei tooda, ei tähenda, et me tarvitame rohelisemat energiat. Palju teda meie turul on, selle üle me võime vaielda, aga kindlasti on tal mõju nagu piirkonna hinna kujunemisele ja see auk tuleb siit kinni toppida. Et samamoodi on kõikide nende rohepesu elementidega, need tuleb lihtsalt järjest kinni toppida, eks ole. Aga samas, kas selle arengu vedajaks võiks olla just need eraettevõtjad ja ka riiki vedada, et nagu kui Rohetiiger nii-öelda ütleb, ettevõtjad koonduvad, Rohetiiger ütleb riigile, et sellises valdkonnas on sellist asja vaja. Selles nad võiksidki, sest Eesti on tegelikult hästi vastuvõtlik olnud just nimelt ettevõtjate soovidele oma sellise võimaldava ja lubava seadusruumi kujundamises. See on olnud meie tugev külg, kui me mõtleme e-riigile või biotehnoloogiatele, siis alati on Riigikogu leidnud võimaluse tulla ettevõtetele vastu. Et kui nad isekeskis ütlevad, et see on see mudel, millega me arvame, et me saame teenida nii kasumit, kui olla rohelised, siis ma arvan, see ongi parim variant, eks ole. Aga ka kõik see tahab loomulikult eestvedamist ühelt poolt Rohetiigri poolt ja siis teiselt poolt siis riigi poolt. Eks valitsusel on siin ka kahtlemata oma roll, et see kokkulepe nagu sünniks ja muidugi ka Riigikogule, et Riigikogu võiks üldse olla rohkem esiistmel, kui me räägime protsessidest, mis on pikaajalised, mõjutavad väga selgelt meie tulevikku kogu selle sajandi. Samas, kas need ärimudelid, tuleviku ärimudelid on ka ikkagi, kas ettevõtted mõtlevad uute ärimudelite peale, mis tegelikult ju seda kestlikku maailma võiksid arendada? Neil muud üle ei jää, sest et paljud pangad on juba, näiteks Euroopa Investeerimispank on öelnud, et ta vahetsüklisse ei investeeri. Siis muidugi hakatakse juba, ma olen kuulnud seda venimist, et äkki gaas ikkagi on nagu, tuleks lugeda ikkagi ülemineku perioodiks peaaegu et nagu roheliseks kütuseks, eks ole. Aga põhimõtteliselt on nagu finantsasutused on aru saanud, et vähemasti 60% maailma majandusest on mingisuguse kliimaneutraalsuse lubadusega nagu kaetud. Järelikult ei ole mõtet investeerida, kui see investeeringu tasuvusaeg ulatub 10 aasta ja sinna taha, eks ole, ei ole enam mõtet investeerida mustadesse tehnoloogiatesse. Järelikult selle jaoks raha kas ei ole või on see raha kallis, eks ole. Et mõistlik ongi ja ma arvan, et finantsinstitutsioonid on väga ilusti hakanud ka nagu seda vastutust võtma ja niimoodi see majandus muutubki. Riik peab ütlema, antud juhul siis rohkem küll Euroopa Liit, eks ju, sest majandusruum on meil ühine, et ma mõtlen seda nagu väga tõsiselt ja ma ei loobu sellest eesmärgist. Ja kui nüüd erasektor seda usub, siis hakkavad asjad juhtuma. Et oluline on, et ta usuks. Seepärast ei tohigi hakata rääkima, et võib-olla see gaas on ka ikka natukene nagu rohelisem kütus, eks ole. Või las meil olla seda Nad tunnevad näiteks, et nad on piiratud ettevõtted, et nad piiratakse nende äritegevust. Ja kahtlemata, aga neil on antud piisav eelhoiatus, eks ole, et see asi juhtub. Ja see on nüüd, ütleme, ettevõtte juhi oma piiratuse küsimus, kui ta siis ei leia muid tehnoloogilisi lahendusi, eks ole. Et paratamatult kahtlemata viimased petrooleumlambi tootjad, kui nad ei olnud ümber profileerinud, ennast läksid pankrotti, et nii see on, eks ju. Et paratamatu see on, et mõned ettevõtted ka, kes ei leia võimalust kohaneda. Aga kui ettevõtte ei leia võimalust kohaneda, siis ta on lihtsalt hiljaks jäänud trendide märkamisega. Et see on maailma majanduses täiesti normaalne. No läheme nüüd järgmisele osapoole peale, üksikisik. Ja. Et tihtipeale surutakse nagu väga tema peale, et tema peaks siin tegelema sellise ringmajandusega, et peaks esiteks kõiki asju eraldi kastidesse panema prügi sorteerimisel, eks ju. Seda ta peab tõesti tegema, seda ei tule tema eest ettevõtte tegema. Ja samas, kui see järgmised tasemed on lahendamata, siis see inimene, kes korralikult sorteerib ja peseb ja loputab, tunneb ennast nagu nii-öelda
petetuna. Ja kusjuures, aga siin ongi see, et me peame ka vaatama, et näiteks see sama pakendite pesu, teades, et nendes pakendite sorteerimistehas on väga korralikud pesusüsteemid, eks ole, et võib-olla ei olegi mõistlik seda teha nagu 2 korda, eriti kuna tavainimene täna ei tea, milline jõuab põletisse, mis jõuab kuhugi, et loomulikult peavad need ettepanekud inimestel olema selged, arusaadavad, jätkusuutlikud ja siis peab inimene tõesti nägema, et kogu see ahel nagu toimib, eks ju. Aga ma arvan, et kui me räägime näiteks sellest, et meie CO2 jalajälge võiks inimene vähendada, siis jah, kustuta tuli ära, kui sa toast ära lähed, aga palju rohkem sa teha ei saa. Et lihtsalt sellega, et tõstame aktsiise, küll nad siis vähem tarbivad. No see ei tööta, sest sellisel juhul nuheldakse see vähenemine või see muudatus, ütleme, keskmiste väiksemate sissetulekutega inimeste kaela proportsionaalselt, eks ole, ja see ei saa olla nagu eesmärk, eks ju. Nii et tegelikult ikkagi inimese peale mõtlemine on just sellest aspektist hästi oluline, et kui meie riigil näiteks on, me kontrollime tegelikult oma energiasektorit, seal eraettevõtteid on, aga valdavalt on see nagu riigi käes, siis see planeerimistöö, et see koormus ei jääks inimestele, kuni sinnani välja, et saab ju kokku leppida ettevõttega, et kellel on jäänud vähe aega, pensionini makstakse seal, eks ole, mingisugust tulu, saab kokku leppida töötukassaga, et inimestele pakutakse ümberõpet, saab minna sinnamaani, et anda inimestele teada, et jah, see kõik lõpeb, eks ole, 2035, nii nagu on koalitsioonilepingus kirjas, aga kui teie vahetate siin sektorit, eks ole, lähete mujale tööle, siis me maksame teile juurde, kuni te saavutate sellise tootlikkuse, nagu teil oli oma vanas kohas, sinna võib sisse ehitada gradienti, mida varem liigute, seda rohkem maksame, mida hiljemaks jätate, seda väiksem on see tugi. Ehk et siin on tegelikult hästi palju mitmekihilisi meetodeid, mida sa saad välja mõelda ja välja pakkuda, selleks, et ka inimesed tunneksid ennast kergelt nügituna, aga mitte väljapääsmatus olukorras. Et see on hästi tähtis kõikide nende meetodite juures. Ja inimene peab aru saama, miks ta seda teeb, eks ju. Ja nügimine on okei, aga ei ole hea öelda, et lihtsalt nüüd on nii, eks ju. Et seda ei saa teha. Kui me räägime siin ja meid kuulavad siin praegu tehnoloogia üliõpilased paljuski, et kui palju aitab tehnoloogia ikkagi selle ringmajanduse arendamisele kaasa, et väga palju sellele loetakse? Taaskord, see tehnoloogia on olemas, et teha seda ringmajanduse asja märksa korralikumalt, kui Eesti täna teeb. Et siin on üks siuke tehnoloogia, et nagu ma juba ütlesin, et on vaja strateegilist juhtimist ja siis on vaja mehhanismid üle kontrollida, et see asi tõesti toimiks, teiselt poolt on vaja kontrolli. Ma ei näe siin nagu mitte mingit tehnoloogilist nagu tõrget ausalt öeldes, ma näen puhtalt ainult administratiivset protsessi, mis ei ole suutnud hakkama saada. Aga sellel tehnoloogia arendamisel on ka mingisugused selles mõttes varjukülgi, et minnakse liiga tehnoloogiliseks, et kõik loodetakse nagu tehnoloogia peale suunata. Ei, ma arvan, et mis asi on liiga tehnoloogiline, et vaata paremale vasakule, näed sa siin midagi, kus nagu sa saaksid öelda, et see on küll puhas loodus nüüd, mis meid siin ümbritseb, eks mitte midagi sellist me peaaegu ei näe, et tehnoloogia on kõikjal meie ümber, et inimene on loonud endale tehiskeskkonna ja sellest ta elab. Aga loomulikult on tehnoloogias, ka näiteks IT, eks ole, mida me mõtleme ju, et teenused IT-sektoris, vaata kui loodussõbralik, keegi ei liigu, kuhugi ei liigu, eks ja tegelikult on 15% maakera energia tarbimisest on seotud, eks ole, IT-teenuste ja kõige sellega. Ja ka seal on terve omaette teadusaru tegelikult on ju järjest programmeerida süsteeme energeetiliselt ka nagu odavamaks, eks ole. See on hästi oluline ja samamoodi see, et sa juba valid, et kui me teame, et näiteks minu käest hästi palju küsitakse, et kas Eesti kasutab blockchaini või võiks rohkem kasutada blockchaini oma e-riigi nagu majandamises on ja siis sa ütled, et ei, et tavalistes oludes, kui lihtsalt inimene pärib meie riigi andmesüsteemist midagi, siis oleks blockchaini kasutamine sellises mudelis oleks nagu kahurikuuliga nagu varblast taga ajada, et KSI, mida me kasutame, on sõbralikum ja vähem energiat tarvitav, eks ole. Et kogu aeg tuleb loomulikult tehnoloogiat meile appi selleks, et see sama tehnoloogia oleks ka loodussäästlikum, aga veel kord, see ei ole täna pudelikael. Pudelikael on täna puhtalt ikkagi eestvedamise kõrge kunst, mis juhtub olema poliitikute töö ja ettevõtjate hobi õnneks. Need 2 asja tuleb kokku viia. Ma rühin ka sinna poole, et tehnoloogilise mõtlemisel, et väga palju räägitakse CO2-st ja see on nagu see kliimaneutraalsuse nagu põhipostulaat, eks ju. Ja juba mõeldakse välja, kuidas CO2 õhust kinni püüda ja siis kogu see CO2-ga kauplemine ja kõik see. Et tihtipeale jäetakse nagu palju keerukamad komplekssed süsteemid arvestamata juba sellepärast CO2 on selline peamine teema ja tehnoloogia lahendab selle ära. Et ma rühin sinna elurikkuse poole, elurikkuse kriisi ja sellise kompleksse
kriisi poole, mis meil tegelikult siin varitseb, et meil ei ole ainult CO2 üleküllus, vaid siin on kõike. See on huvitav, et sa seda CO2 sa mainisid seda kui tehnoloogilist poolt, et meil on CO2 koodid ja et meil on tema nagu püüdmine, et tegelikult esimene on administratiivne, teine on tehnoloogiline meede, eks ole. Et ma arvan, ka see on väga hea, kui me CO2 kinni püüame, sest et teda on seal atmosfääris juba väga palju ja kui me suudame tuua piisavalt soodsaks selle või siis maksta oma energia tarbimisest nii palju, et see muutub nagu mõistlikuks, eks ole, siis ma arvan, see ei ole üldsegi halb mõte püüda ka kinni seda süsinikdioksiidi, sest ka aastani 2050 teda praeguse tempoga veel emiteerides, me kõik teame, et see ei ole nagu ohutu. Mis puudutab ökosüsteeme ja nende mitmekesisust, sest paraku on läinud nii, et me pole suutnud tegelikult ära kirjeldadagi kogu maailma liigirikkust enne, kui ta juba selgelt hakkab hävima. Ja inimesed võivad öelda, et ja mis siis, kui on vähem elemente, ninasarvikuid või nende liike siin maakera peal. Aga vaadake, sõbrad, monotoonne ökosüsteem ei ole üldse vastupidav, ta jääb haigeks. Et liikide vähesus ja mõnede liikide nagu ülepaljunemine viib selleni, et ka see liik, keda on nagu väga palju, tõenäoliselt hakkab kannatama, eks ole. Tegelikult see taaskord tagasi me jõuame pandeemia juurde, et midagi ei ole muutunud. Inimene kogu oma tehiskeskkonnas allub sellele looduse tavapärasele ringkäigule, sai palju, läksid tihedasti üksteise kõrvale ja midagi ei ole teha. Tuleb mingi viirus, mis meid tegelikult vägagi ähvardab. Et looduslik mitmekesisus on ülioluline selleks, et need tasakaalud püsiksid. Ja mitte ainult loomulikult meie liiki silmas pidades, vaid kõiki liike. Aga teame sellest üsna vähe ja hästi huvitav on just see teadustöö, mida täna tehakse, et modelleerida, et kui nüüd õhutemperatuur tõuseb nii palju maailma meres, millised protsessid siis juhtuvad, millised vetikaliigid hakkavad hävima, millised sealsed kooslused kipuvad domineerima. Ka see, et kui püütakse näiteks hoida metsi. Meil täna on ju juba täitsa selge, et puutumatu mets ei püsi sellisena, nagu me oleme harjunud, lihtsalt sellepärast, et meie klimaatilised tingimused muutuvad. Teised liigid muutuvad siin metsades naturaalsemaks ja konkurentsivõimelisemaks. Ja hästi suur küsimus, et kas me üritame metsa kaitsta sellisena, nagu ta elab meie mälestustes ürgmetsana, eks ole. Või me laseme metsal ise toimetada ja kohaneda sellega, mis on ümberringis. See võib tähendada, et üraskid söövad paljaks mõne meie kaitsealuse metsa ja me lihtsalt vaatamegi kõrvalt ja vaatame, mis siis edasi saab, eks ole. Või siis, kui me valime selle teise tee, siis me ikkagi püüame seda biotoopi sellisena säilitada, eks ole. Teeme tööd selleks, et teda säilitada. Et kõigepealt tuleb niisugused asjad kokku leppida, et mis on see eesmärk, mida me siis toimetame kaitsta. Milline on see ökosüsteem? Kas see, mis 20. sajandil siin männitaigas kasvas, eks ju, või midagi muud? See, mis siin nüüd tahab tekkida? Sest ka metsamajanduses on hästi palju CO2 peale mindud. Et CO2 on kõige tähtsam, kuna see noor mets seob ja siis me ainult rõhume selle peale, et kuidagi see elurikkus jääb ikka natuke tahaplaanile. No ma arvan, et metsa üle arutledes, kuna ei ole võimalik kalkuleerida rahalises väärtuses neid erinevaid parameetreid, et siis siin päriselt majandusmatemaatikaga seda asja ajada ei saa, eks ole. Et seetõttu ka see CO2, et noor mets seob rohkem ja vana mets ei seo ja nii, et see ei ole kesksel kohal selles arutelus. Ta küll on selle koha pealt, et kui me räägime puidu põletamisest, et tegelikult on ju selge tänaseks päevaks, et kaugele viia ei ole mõtet ja head puitu ei ole mõtet ahju ajada. Et kui need kaks asja on selged, siis sellega, mis jääb, eks ju, peenike puru ja mis siin lähedal saab ära kasutada, see on ju mõistlik, eks ole. Küsin nüüd järgmisena, et ikkagi mis on need valdkonnad Eestis, kus peaks rohkem tähele panema seda ringmajanduse arendamist? Jäätmemajandus on number 1 täna, et see on koht ka, kus meil on, meist paremini teevad väga paljud, välja arvatud tõesti pandipakend. Teine on muidugi energeetika, kus minu arvates me selle strateegilise sihikuga on 10 aastat hilinenud ka vähemasti, eks ole. Nüüd on siin hästi kiiresti vaja toimetada, eks ole, vaja edasi minna selle Põhja-Balti meretuuleparkide võrguga. Mõelda, mis on siis salvestid, tuleb vesinik või laseme me ära teha siin need projektid, kus meil on ka vesisalvestite peale, eks ole, mõeldud. Et nende asjadega tuleb liikuda väga-väga kiiresti, sest probleem on selles, et kui me kiiresti ei liigu, siis ootab meid ees passiivne kliimaneutraalsus, mis
tähendab seda, et me jääme importijaks ja sõltuvusse siis kõigist teistest tootjatest ja ma arvan, et me seda tegelikult ka ei taha. Me oleme harjunud ja tunneme ennast turvaliselt, kui me oleme ka ise tootjad, rääkimata sellest, et see on ka majanduslikult tõenäoliselt nagu kasulik ikkagi. Jäätmemajanduses hästi kiiresti on vaja korda teha see, et kogutakse, et on koht kogumine inimeste juurest ja siis hea küll vaidleme siis paar kuud veel selle üle, et mis õigused KOV-il, mis õigused erasektoril, eks ole. Aga siis paneme selle vaidlemiste raamatu kinni, ütleme, et ei jõudnud kokkuleppele, tuleb selle vana mudeliga edasi minna või jõudsime, lähme uue mudeliga. Ja siis tõesti teha nii, et igal pool ja absoluutselt see nagu toimiks, eks ju. Et täna on siin ilmneb selles arutelus huvitavaid seaduspärasusi, et näiteks need KOV-id, kellel omal prügimäge ei ole, ütlevad, et neile see praegune mudel sobib. Need, kellel on, ütlevad, et KOV võiks saada kogu ahela üle kontrolli vastutuse. Vaikselt nagu tekib küsimus, et miks äkki sealt tuleb ka päris hea tulu. Aga kui me räägime muudest valdkondadest nagu tooted üldiselt, eks ju, et kas tooted, kuidas saada tooted rohkem vastupidavamaks, kuidas saada neid, et need oleks parandatavad ja kogu selline teema, mis ju võtab otseselt ressurssi. Kõlab väga kurvalt, aga regulatsiooniga. Ja õnneks me ei ole siin üksi oma 1 miljoni ja mikroskoopilise turuga, vaid me oleme osa maailma kõige suuremast ja rikkamast majandusruumist. Euroopa Liit saab ülejäänud maailmale reegleid tegelikult kehtestada, et kui me vaatame kas või hoopis teine valdkond, andmete turvalisus, GDPR, eks ole. See kehtestati Euroopas, aga väga paljud ettevõtted, mis on globaalsed, neid rakendavad ja väga paljud ka Ameerikas käib arutelu, et võib-olla lihtsalt võtaks üle ja hakkagi oma reegleid tegema. Et Euroopal on majanduslikku võimekust tegelikult maailma majandust muuta ja ta peab seda tegema. No teie suhtlete väga paljude riigijuhtidega. Kas kuskil on maailmas ka asjad paigas selles suhtes, et kellest võiks eeskuju võtta? No soomlased lubavad siin neutraalsust väga kiiresti, et palju on sellest nagu sisulist ja palju on seal seotud selle, et kõik asjad teeme puidust ja puit jääb siis pikaks ajaks ja palju selles on nagu sellist, ütleme, puhast elementi. Ma ei oska seda täpselt öelda, aga näiteks üks näide, eks on. No, teine näide ja neid leiab nüüd siis ikka igalt poolt, et see sama jäätmete koht kogumine, et ma arvan kõik meist, kes meist on elanud mõnes muus riigis, võivad öelda, et nad on näinud nagu süsteeme, mis tunduvad, et toimivad nagu kuidagi paremini kui meil siin Eestis. Eks. Nii et siin võib tuua neid näiteid küll ja veel. Energeetikas hästi palju sõltub sellest, mis on riigi energeetiline minevik või energiasüsteemi minevik. Aga ma olen aru saanud ja meie roheenergeetikud ütlevad, et Poolas on täna väga hea investeerida, et Poola on pannud käigu sisse, ta ütles ta väga kõvasti, eks ole, aga nad selgelt ka liiguvad nagu söemajandusest nagu väljumise suunas. Et siin on ka vaja panna ikkagi käik sisse ja hakata minema. Kas kui teie käite oma delegatsiooniga väljas, kas teie toote ka mõnda valdkonda või tegevust või ettevõtet eeskujuks mujal maailmas? Ja absoluutselt. No võtame näiteks kohe, mis pähe tuleb Timbeter. Aitab, eks ole, arvestust pidada puidu üle ja et jääk ei tekiks. Eesti hoiab ikkagi kogu oma e-valitsemisega mitte ainult meeletult aega ja närve, aga ka kohutavas koguses paberit, eks ole, ja kohutavas koguses CO2, sest me ei sõida mingi allkirja pärast ühest asutusest nagu teise, eks ole. Eestil on väga palju selliseid positiivseid asju, mida me tegelikult saame ka maailmale pakkuda, aga ka palju teiste käest. Aga noored, meil on olemas, eks ju, hea konkurss Negavatt siin, kes tegelevad roheideedega ja võistlusega ja nii edasi, et mina olen kuulnud ikkagi väga palju tehnoloogilisi roheideid. Et Eesti on startupi mõtlemisega riik juba, et neid asju võiks ka rohkem viia maailma. Absoluutselt ja tegelikult ju ka meie startup sektor on andnud ühe lubaduse, et paljud nendest on liikunud ka selle plaaniga, et nemad tahaksid olla neutraalsed siin juba 2035, eks ole. Ma olen neile väga tänulik, et nad seda nagu teevad ja Eesti idude hulgas rohelisi muidugi on palju, et muidugi üks valdkond, kus ma ausalt öeldes aru, miks neid nii vähe on see, et meil on tark energiavõrk juba, veel elektrivõrk ikkagi juba, 10 aastat või nii. Et sinna peale nagu seda äpimajandust, et mis tõesti aitaks mul siis nagu kasu saada sellest, et see võrk tark on. Et seda on nagu võib-olla kuidagi vähem, kui ma oleksin tegelikult lootnud ja ma ei tea täpselt, mis selle taga on, aga loomulikult on meil palju roheidusid ja meie suutlikkus ükssarvikuid toota, ilmselgelt on globaalselt nagu parim, eks ole. Et mida see tähendab? See tähendab, et me julgelt nagu võtta riske, kasvada, alati vaadata globaalset turgu ja siis mõnikord tuleb mõni asi ilmselt ka kokku pakkida, et midagi teha ei ole, eks ju. Aga niimoodi me saame ruttu teada, kui me minema hakkame. No, enne kui me läheme siin küsimuste juurde, et kuidas ikkagi võtta nagu kokku seda, et mida me peaksime tegema Eestis pisikese riigina, et me oleksime eeskujuks ka ringmajanduse vallas tulevikus? Mis on need nagu põhilised tegevused?
No vaat sinna eeskujuni on väga pikk maa minna, kui me teame, et me jäätmemajanduses ikkagi oleme seal, kus me oleme. Tarbijatena, siin ma küll leian, et tegelikult valija ja tarbija surve on ikkagi ka oluline. Et kui neid plastkõrsi ei osteta, siis nad ka poest ära kaovad. Kui neid plastnõusid ei osteta, siis neid ka poes ei pakuta, eks ole. Et niimoodi tegelikult me ka saame igaüks ise ikka mõjutada. Ja eriti oluline on enne valimisi, nüüd on sügisel tulemas kohalikud omavalitsuste valimised, et ei peaks valija lihtsalt olema väga rahul sellega, et kuskil on jupik rattateed. Aga võib-olla isegi ei ole. Tallinnas ma saan aru, et tehes inventuuri meie rattateede planeerimise süsteemis on olukord hoopis halvasti, eks ole. Peaks ikkagi andma nagu ka selgelt valija märku sellest, et ta tegelikult ikkagi väga tahaks, et see jäätmemajanduse probleem siin ära laheneks. Ja noored tulevad peale, neile on need küsimused hästi tähtsad, et olge aktiivsed, et mis see noorte valimise aktiivsed viimane kord oli? Kohutav pettumus oli, ma mäletan, ma numbrit ei mäleta. Et olge aktiivsed, nii teada andma, mille eest te seisate, kui siis ka minema ja seisma selle eest. Et see on see, mida saavad tegelikult noored väga hästi teha. Ja minult viimane küsimus, et mida te soovitate noortele, et millised teadmised, kogemused ja oskused ikkagi tuleviku maailmas on väga palju kasuks? Mida tuleks kohe uurima ja õppima hakata? No juba olevikumajanduses on hästi oluline näiteks mõista seda, et kui keegi ütleb sulle, et mingi vaktsiini oht on see, et üks inimene miljonist võib saada eluohtliku tervisekahjustuse ja sa tabelitest leiad, et näiteks sinu 50-aastase ema tõenäosus selle viiruse käes hukkuda on 1000 ja isa oli isegi 3000. Et sa mõistad, mida see tähendab, eks ole, et 3 suurusjärk on ikkagi vahet, eks ole, et juba meil on siin igas päevas on võimalik seda praktilist matemaatikat hästi palju näha, et seda on tegelikult vaja, et me oleme pikka aega kuidagi suutnud mööda vaadata sellest, et haritud inimese üks hariduse osa võiks olla ka reaalteadmised, eks ole, et keegi ei pea kedagi harituks, kes ei tea Tammsaarest või Vildest mitte midagi. Küll aga tuleb välja matemaatika teadmist, et ta on võimalik siin ühiskonnas ennast ka harituna tunda mingil moel. Ma ei tea, kuidas see on saanud niimoodi võimalikuks, ma olen selle üle ise tegelikult paarkümmend aastat juurelnud, aga nii on see olnud. Nii et noored matemaatikat ja matemaatikat. Ja üks küsimus veel, et kuidas ikkagi ringmajandusest saaks selline mitte keskkonna ja nišiteema, vaid ikkagi täiesti tavaline majandusteema? Ta ei olegi ju nišiteema. Iga asi on pakendatud, iga asi sisaldab materjale, see sama tonn mobiiltelefone, milles on rohkem kulda kui maagis endas. Et ta ei olegi. Ta on absoluutselt keskne ja samasugune kõiki harusid läbiv, nagu on energiamajandus. Aga meie teadmises, poliitikute teadmises üleüldiselt? Võtkem siis teadmiseks lihtsalt. Suur aitäh need vastute eest, aga meil on nüüd, ma saan aru, kuulajatelt päris palju küsimusi. Ja, on tulnud kuulajatelt mitmeid küsimusi ja hakkamegi otsust peale. Esimene küsimus kohe. Mida saaks president teha, et Eesti ringmajandus võidutseks? Seda, mida me siin täna teeme, et Eesti presidendil ei olegi tegelikult ju täidesaatva võimu juures mingisugust rolli. Küll aga on võimalik eest vedada protsesse, näiteks üritada seista teaduskulude kasvu eest või ühiskonna nõrgemate eest ja see, mida me siin täna teeme, ongi minu töö. Julgustada neid valijaid, tulema välja julgustama poliitikuid, et need asjad peavad muutuma. On teil äkki tuua ringmajanduse näiteid Eestist, mis võiksid olla teistele riikidele eeskujuks? Me oleme siin rääkinud meie pandipakendisüsteem. Ma loodan, et üsna pea suudame me seda näiteks Lätiga, võib-olla tulevikus ka Soomega, niimoodi, et ka Valmermuisa ja Labinkulda oleksid selles süsteemis ajada. Kuidas on seotud pidev majanduskasv ja rohepööre? Tarbime aina rohkem, kuid mille arvelt tuleb majanduskasv? Kas majanduskasv on eesmärk omaette? Ja majanduskasv ei saa olla eesmärk omaette, aga majandus, selles mõttes ta muutumises ka paratamatult ka kasvab ja ta näitab neid, et keegi ikkagi kusagil kasvab, eks ole. Aga ilmne on, et need muudatused mõnedele ettevõtetele tähendavad kadu ja mõnedele sektoritele jällegi vastupidi plahvatuslikku kasvu. Nii et ma arvan, et me ei saa ka öelda, et majanduskasv peab lõppema ja selleks, et me saaksime olla rohelisemad. Küll aga on selge, et tarbimises see sama võitlus selle eest, et midagi ei viska ära, püüame seda parandada, eks ole, siin on hästi palju tegelikult teha meil endil ja on ka võimalik teha meil endil. Kas Eesti tuleviku ettevõtlus peaks olema suunatud kõik jätkusuutlikkusele? Kuidas seda saavutada? Absoluutselt peaks. Ma arvan, see on konkurentsivõimeline lihtsalt. See ongi see, mis meile majanduskasvu võiks ka sellel sajandil saavutada.
Seda saabki saavutada niimoodi, et riik ja Euroopa Liit on oma signaalides selged ja ettevaatavad ja ütlevad, et mitte roheliselt ei saa. Majanduslikult te kaotate sellest, et ei tee rohelisi asju. Ja see peab olema usutav ja selles osas ei tohi olla niimoodi, et võib-olla ikkagi ei tule. Et kui on vähegi sees see nüanss, et võib-olla me vaatame ümber, võib-olla ei ole vaja tegelikult jätkusuutlikult toimetada. Et siis eraettevõtted ei usu, et see signaal peab olema selge, usutav ja kõva. Kui realistlik on see, et Viru Keemia Grupp ja Ida-Virumaa siis energiatööstus üldisemalt, mis töötab või mis toodab energiat ikkagi põlevkivist, et mis saab tulevikus, kui need ettevõtted peaks siis sulgema ja mis saab sellest tööjõust, kes siis jääb tööta? Esiteks on Ida-Virumaa Eestis tõsiselt konkurentsivõimeline tööstuspiirkonnana, sest Ida-Virumaale on väga paljud ettevõtted viinud või ka viimas oma tootmisüksusi just sellepärast, et sealt leiab inimesi, kes tahavad selles sektoris töötada. Teiseks, kui ma käin Ida-Virumaal, siis ühelt poolt on jutt, et inimesed jäävad ilma tööta, teiselt poolt ma näen iga kord ettevõtjaid, kes omavahel võitlevad selleks, et saada tööjõudu. Et ma väga julgustaksin siin riiki ütlema, mis on need meetodid, mida ta kavatseb kasutada järgmise 10 aasta jooksul selleks, et inimestel ei tekiks tunne, et nad on väljapääsmatus olukorras. Ja teiseks, mina väidan, et need energiakontsernid seal, kui nad teavad, et see rohepööre nagunii juhtub, küllap on just nemad need, kes leiavad omale uued nišid tuuleenergeetikas, vesisalvestites, vesiniksalvestites ja see tööjõud, kes neil on, kulub neil marjaks ära selle juures. Aga jälle taas kord, signaal peab olema hästi selge. Millised on Eesti peamised eesmärgid tulevikus ringmajanduse ja jätkusuutlikkuse arendamiseks? Eks need eesmärgid on meil liikuda koos teiste Euroopa riikidega, sest me ei ole omaette majandusruum, me oleme ühine majandusruum ja võita sellest rohelisemaks muutumisest hästi kiiresti, hästi palju. Niimoodi, et just Eesti oleks see, nii nagu näiteks Taani, eks ole, need, kes taipasid Taanis 20 aastat tagasi või 30 tagasi tuulikutesse investeerida, nad on täna rikkad. Ehk et tasub otsida ka siin neid tehnoloogiaid, mis tulevikus toodavad ja meie startup sektor kindlasti panustab siin ka palju. Kas ja kuidas on tulevikus plaan panustada ülemaailmsesse kliimasäästmisesse? Ei kindlasti. Eesti on ÜROs olnud plasti vähendamise eestkõneleja ja kindlasti on meil rolli ka edaspidi. Aga selles globaalses panustamises muidugi peab kogu aeg arvestama, et need arengud globaalses mõttes ei tohiks teha liiga nendele, kes nii-öelda Marjamaale veel ei ole üldse jõudnudki. Et rikkamad riigid peavad panustama rohkem ja me eestlastena ei taha sellest aru saada ja tegelikult me kuulume maailma jõukamate hulka, eks ole, nii et meie panus peabki olema kiirem ja suurem ja ka riske võtvam, sest ka riski võtmine on kulukas. Praegu räägitakse hästi palju taaskasutamisest ja prügi sorteerimisest. Et kas arvate, et ringmajanduse paremaks rakendamiseks aitaks plastpakendil olev juhend, mis annab head juhised pakendi sorteerimiseks, et praegune juhend, et sorteeri õigesti, võib-olla mõne inimese jaoks jääb natuke segaseks, kes pole üldse teemaga kokku puutunud? Ma jällegi ei tahaks ka, et tekib nüüd sinna üks selline kokkuvolditud A4, mis on sinna kinni klammerdatud, nagu näiteks mõne maskipaki juurde ma olen märganud, on tekkinud, eks ole. Ma pigem arvan, et tuleks vähendada erinevate pakendis kasutavatavate materjalide hulka taas kord ilmselt Euroopa Liidu raamistikuga ja siis on ka märksa selgem ja lihtsam, kuidas sellega ümber käia. Milline teie arvates on praegune Eesti olukord roheenergia kasutamisega? Halb. Meil on tõsine risk muutuda passiivselt kliimaneutraalseks, sest ka see rohelise energia tootmise turg saab täis, kui me ennast kiiresti ei liiguta. Jah. Siis võib-olla teile mõlemale, et milliseid muutuseid olete viinud viimasel ajal oma igapäeva ellu, et olla keskkonnasõbralikum? Midagi äkki, mida saate ka vaatajatele ja kuulajatele soovitada? Ma olen tegelikult juba ammu olnud jäätmesorteerija ja pigem olen ma ka nende hulgas, kes tunnevad, et kas ma nüüd ikka pesen või ma nüüd ei pese, keeran korgi peale, panen ära teades, mis juhtub, eks ole. Et selles mõttes ma pigem ei ole viimasel ajal juurde õppinud, võiks öelda, aga mida ma küll alati olen teinud, on see, et ma hea meelega evin vähem asju, mis on väga head ja seetõttu kestavad, eks ole. Et isegi kui teil on seetõttu igav vaadata mind 60. korda samas kleidis, siis vabandust, selline ma olen ja ma arvan, et see on üsna oluline, et anda ka niimoodi signaali.
ühinen proua presidendiga ja minul näiteks see pakendi sorteerimine sai hoogu sellest, kui me tellisime omale korteriühistusse selle pakendi konteineri. See on juba see koht kogumise nii-öelda hea näide, et kui see võimalus on olemas inimestel ja nad ei pea selle jaoks, ma ei tea, kuskile rändama, siis nad teevad seda hea meelega. Mina olen jooksnud nende pakenditega mööda Mustamäge ringi küll ja veel, eks ole, selleks, et leida siis need konteineriaugud on ja kuhu seda nagu panna. Küll aga ma olen biojäätmete liigiti koguja juba päris ammu, sest mul on kompostivõnni. Ja see kvaliteetsete asjade ostmine, kui üldse midagi osta, siis kvaliteetset, see on nagu üks märksõna. Ja kolmas asi on minu jaoks juba 2 talve rattaga sõitmine linnas. Isegi selles Tallinna linnas, kus meil ei ole rattateid, tuleb lihtsalt minna sinna rattateele ja sõita ja siis kõik on hästi. Jah, ma ka sõidan rattaga, aga kahjuks töö kontekstis on seda praegu hetkel keeruline teha, aga nõus, et tegelikult jalaliikumised ja sellised asjad, et need kõik aitavad. Räägitakse hästi palju taastuvenergia kasutuselevõtust ja tahes tahtmata on iga riik erinev. Et kas te arvate, et Eestil on teiste riikide ees ka mõni eelis taastuvenergia kasutuselevõtu osas? Taastuvenergia kasutuselevõtu osas? No jah, selles mõttes tuult on meil nagu palju ja meie naabritel on palju vesisalvesteid, et see on juba olemasolev eelis. Meil on ka eelis seesama, et me tegelikult suudame kiiresti muuta, kui me tahame. Mis on võib-olla meil nõrgem ja Põhjamaades rohkem välja arenenud, on siis selle muutuse efekti nagu kõrvalefektide, negatiivsete efektide tasakaalustamine. Et nii nagu me ütleme siin oma majanduse kiire arenguperioodidel ei ole suutnud neid kõrvalefekte tasakaalustada, seda tuleb tunnistada, et siis sellest me peame ise õppima ja olema seal kõvemad, et seal ma arvan, me oleme suhteliselt nõrgad. Ja lõpetuseks siis jällegi võib-olla mõlemalt soovitusi, mida saaks teha iga inimene parema tuleviku nimel? Et käia valimas ja valida siis neid poliitikuid, kes tahavad, julgevad eest vedada, ei lükka raskeid otsuseid kaugele tulevikku, aga ei unusta ka tegeleda nende raskete otsuste vahetu mõjuga keskklassile ja väiksema sissetulekuga inimestele. Ma arvan, et endiselt läbi demokraatliku mudeli poliitikute julgustamine eest vedamisele on see, mida kõige rohkem saab teha. Lisaks sellele, et sa teed selle ära, millest me siin juba oleme rääkinud. Ühinen, hääletage jalgadega. Aitäh! Aitäh!